siis seekord niimoodi ringis. Ma olen saanud sellise korrastatud oma mõtete ja oma eesmärkide sellise, ma olen leidnud neile mingi rakenduse, mingi uue sellise boksi, kuhu ma olen saanud kõik kokku koguda ja sisuliselt nagu sellise uue tööriista nagu iseenda jaoks avastanud, et kuidas siis nagu edasi minna. Ja siis hetkel ma siis seda tööriista loon ja ehitan teda üles. Konkreetne samm, mis näiteks ma olen vähendanud oma lihasöömist, lihtsalt vähem liha süües, et ma nagu annan mingisuguse panuse, et seda tootmist nagu ei toimuks sellisel viisil, nagu seda praegu tehakse. Ma olengi saanud seda, mida ma tahtsin. Targemaks olen saanud, endast olen nagu uusi asju avastanud ja maailmas ja olen nagu, see on mul nagu andnud ka aega maha võtta ja nagu ringi vaadata ja endasse süveneda. Jah, vabadust on andnud ka. Kõik need erinevad moodulid on omamoodi vorminud natukene meid, puhastanud, andnud uusi mõtteid, ideid, kujundanud meie maailmavaadet, mida me võtame iga päev enda tegemistesse ja arengusse kaasa. Siis need kogemused on ju kõik tundmuslikud ja päris, sest et me kogeme seda läbi keha ja läbi hingamise ja ma ütleksingi, et need asjad on nagu rohkem kohale jõudnud, ehk see nagu päriselu. See on rohkem päriselu. Ma ei oodanud neid kogemusi, see on väga erilised ja mida ongi võimalik saada ainult läbi nende protsesside. Et lihtsalt, kui sa ei osale nendes protsessides, siis sa jääd sellest ilma või sul ei ole neid. Aga ma arvan, et Toomas võiks ise ka osaleda. Ja ma osalengi, mul ei ole silmsidet. Sest nüüd praegu Andres on pooltel. Kogu see grupiprotsesside kulgemine, et see on minu nagu selline eriline huvi. Ja muidugi koolitajana kõik need erinevad praktikad. See õpinguaasta on andnud uut hoogu tundma õppida iseennast, tundma õppida inimesi su ümber lähedasi ja samuti seda maailma, seda osakest, mis me ümber on, mida me saame ise luua oma kätega ja oma mõtetega. Need praktilised tööd, mida me oleme teinud ja kevadel tegin oma esimese permakultuuri peenra, mis oli tõeline nauding seda teha. Ma olen palju rohkem saanud, kui see, mille pärast ma tulin siia, eks. Et juba kuidas kasvatada taimi, kuidas suhelda inimestega, iseendaga, kuidas kuulata ja kuidas olla voolamises. Kõige rohkem mulle meeldib see ringi nagu need avaringid, et kui tullakse kokku, et kui siis mooduli mingi osa esimene päev on, siis see avaring, kuidas sul läinud on, et siis sa jagad seda teistega, et sellise nagu traditsiooni nagu see nagu hoidmine ja selle kogemuse saamine, siis on minu arust kui sa seal ringis oled, siis sa ütledki nagu midagi olulist välja, sellepärast et sa ju tuled ja sa oled valmistunud selleks ja see on niivõrd huvitav on siis kuulata, mis nagu kellelegi see oluline on, et eks ma tulin ka otsima nähtavasti neid inimesi, kes võnguksid minuga ühes universumis, sest tihtilugu kogu aeg põrkume kokku nagu teistsuguste arusaamadega ja just nimelt see suhtumine, et mis asja sa ajad, mingit jama juttu ajad, on ju. Et see on nagu põhiline, et see ühisenergia, mis tekib siis, kui sinu ümber on need inimesed, kes
saavadki asjadest aru kuidagi samamoodi kui sina ja noh, mitte alati just, aga ikka enamasti. Et jah, see ühisenergia, ma arvan. See kursus on täitnud selles mõttes enda ikkagi ootused või see mingisugune ettekujutus sellest, et mis siin nagu toimuma hakkab, küllalt suurel määral. Selles suhtes, et ma arvasin, et siin tuleb selliseid emotsionaalseid hetki ja sotsiaalsetele suhetele pühendatu seminare ja mõttevahetusi ja neid on tulnud nagu hulga kaupa. Ja need on olnud sellised Ameerika mäed üles-alla tohutute kurvide ootamatuste ja sükestega. Aga selle käigus on kõige suuremad üllatused siiski need, mis toimuvad iseendaga. Selliste emotsioonide või mõtete nagu välja tulemine oli, ma arvan, juba siuke väga tubli samm edasi, et tavapärase loodusteadlase väga praktilise mõtlemise ja analüütika kõrvale. Minu maailmapilt ja maailma nägemine on tohutult avardunud. Mitte maailm nagu ei ole ainult selline nähtav maailm, vaid juurde on tulnud väga palju nähtamatut maailma ja tunnetust ja enda tundmist. Et kui ma tulin siia pisikese puuoksana, siis tänu ühele praktikale sai minust suur tammepuu. Ja vahel ma võib-olla lähen jälle tagasi sinna puuoksa seisusesse, aga järjest rohkem ja rohkem ma suudan selline tammepuu olla. Kindlasti olen ma saanud julgemaks need suhtlusringid, mis on avanud mu haavatavuse. Ma olen ennast tundma õppinud hoopis teisest küljest ja ma olen saanud tugevamaks siin olles koos inimestega. Mõned head tuttavad, keda me ennem teadsin, saime nagu sõpradeks ja olid ka teatud teemad, eriti suhtlusvaldkonnas, mis olid minule nagu uudsed ja sain ka endale tuge edaspidi juurde ja ma olen selles suhtes tänulik, et kuidas noored oskavad suhelda ja et ka minul, kui ütleme, vanemal inimesel on ka nendelt õppida. Sul oli hea sõna. Sa ütlesid, et kokku lükkasid ja olidki siia, siin jumala nurgat või aitäh. Jumala neest. Ma arvan, et ma olengi otsinud seda tasakaalu. Ja inimesi, minu jaoks on inimesed kõige tähtsamad tegelikult. Et mina olengi seda saanud nii palju inimesi, kes mõtlevad ühtemoodi. Et seda ei ole nagu igapäevases elus absoluutselt. Et siia tulles oli see küll täiesti nagu selline meeldiv üllatus, et tavaliselt kui ma räägin oma kuidas umaluulu juttu või mis iganes teised selle kohta ütlevad ja pööritavad silmi, kui mina jälle mingist energiatest või mis iganes manifestatsioonidest ja asjadest räägin, siis siin on ümberringi inimesed, kes kõik räägivad sama juttu ja keegi ei pöörita silmi, et see on nagu väga hea tunne. See ongi nagu selline kokkusaamiskoht sellistele inimestele, kes siis nagu tahavad nagu ühist nagu teed minna, et see on väga vajalik ja siis on nagu kõik ühe nagu taseme peal, et seal ei ole nagu vahet, et mis on sinu praegune amet või mida sa teed, aga see soov ja siis suhtumine on nagu, kõigil on nagu ühine ja selline elutunnetus on nagu sama, et see on nagu ülioluline, et see on nagu see pidepunkt, see on see nullpunkt, kus me hakkame edasi nagu minema. Ma olen saanud terve hulga sõpru ja ma olen saanud tohutult seda tunnet, et ma olen hoitud. Ja ma olen kasvanud iseenda sees. Toomas, kuule, päri trumm ära.
erinevad inimsuhted, mis on tekkinud siin, kontaktid, et teadmine, et sul on kaasmõtlejaid ja et kellega sa saad nagu oma ideid, emotsioone vahetada ja sealt mingit seda sisemist jõudu või teadmist või koostööd või mida iganes nagu juurde saada. Omaette soetevõrgustik on see, mille moodustab Kaia Akadeemia esimese kursuse kogukond ise, aga ka need teised kogukonnad, teised seltskonnad, kus me nagu käinud oleme, kes on meid külastanud. Varasemas elus ei oleks olnud mitte mingisugust põhjust või võimalust, miks ma oleksin pidanud selliste inimestega kohtuma. Ja nüüd on see olnud nagu võimalik täiesti teistelt elualadelt, väga huvitavaid inimesi, terve suur peotäis ja see on juba tohutu väärtus. Kuigi on hästi erinevad inimesed koos, siiski kõigil on midagi hästi ühine. Et see ühtsus on mingi, kõikidel on üks, mille poole kõik nagu lähevad või otsivad. Ta tõstab teadlikkust selles suunas, et ta paneb nagu mõtlema, et kas sa ka tegelikult tead, kuidas sa ennast teostad ja mis on sinu teostuse tagajärjed, et kas me täna nagu nendele tagajärgedele pöörame tähelepanu, et siis jätkusuutlik eneseteostus on see märksõna.